Tere! Käes on siis teise teemaploki aeg ja ma ütlen ausalt, see on minu lemmik teemaplokk. Ja põhjus on väga lihtne, sellepärast et minu jaoks ettevõtlus on väga tugevalt seotud sellega, et milline saan mina olla inimesena ja milline ma soovin olla inimesena ja milliseks ma soovin kasvada. Ehk siis, kui traditsiooniliselt hästi palju äriideede puhul lähtutakse klientide vajadustest ja unustatakse iseenda kirg sealt tagant ära, siis minu puhul on vastupidi, et mina pean tegelikult oluliseks konkurentsieeliseks sind. Et iga ärimudeli, äriplaani põhiline konkurentsieelis on seesama inimene, kes seda äriplaani teeb ja kes selle äriplaani eest nagu vastutab. Ja sellepärast ongi nii oluline, et see inimene oleks motiveeritud ja tahaks seda teha ja ta tunneb, et see on midagi sellist, mida ta tõesti sisimas tahab teha igapäevaselt. Ja teine teemaplokk ongi siis täis selliseid natukene personaalsemaid teemasid, mida traditsioonilises ettevõtluskoolituses võib-olla nii palju ei käsitleta, aga minu arvates see tagabki selle äriplaani edu, ausalt. Tegelikult ka sellepärast, et kui sina oskad analüüsida iseennast ja oma olemust, siis sa oskad ka seda äriplaanis paremini müüa ja sa usud oma ideesse palju rohkem. See, kui sul tuleb idee väljaspoolt kuskilt, et keegi ütleb, et kuule tead, see on puudu, saaks ideaalne inimene seda tegema. Aga see tuleb väljaspoolt ja tihti see motivatsioon kaob ja sa ei usu sellesse ideesse tegelikult 110%. Kui sa kirjutad äriplaani, siis sa pead ise uskuma sellesse. Kui sina ei usu ka seda hindajad. Et kus siis äriideed leida? Ma saan aru, et tihti kui ettevõtluskoolitusele tullakse, on mingi nagu siuke alge olemas, on ju. Et tahaks midagi selles valdkonnas teha, tahaks midagi sellist teha. Et siis see teemaplokk võib-olla ongi nagu siuke ülevaatlikum ja kui sul on nagu olemas konkreetne äriidee, aga sa võid ka mõelda tuleviku mõistes, et äkki veel saaks mingeid nippe kasutada tulevikus enda jaoks siit. Üldiselt ongi see, et tegelikult jõutaksegi sellest 2 viisi, et leitakse äriidee mingist tehnilisest lahendusest, tunnetatakse, et see on see nišš, mida on vaja ettevõtluses täita, see turuosa on täiesti täitmata, sul on see võimekus ja teadmine olemas seda täita. Teine on see, et tunnetatakse soovi hakata ettevõtjaks. Huvitav, kumb on edukam? See teine. Kui sa tunned soovi hakata ettevõtjaks, siis sinu äriidee on palju edukam. Sest sinu on soov ja tahe seda teha. Ja tegelikult, kui väga paljud inimesed küsivad, et ma tahaks tegelikult alustada ettevõtlusega, aga mul ei ole ideed. Ma ütlesin, see ei ole probleem. Leiame. Ja tegelikult nii ongi, et maailmas on väga palju ideid tehtud ja väga palju asju, mida vajavad veel tegemist. Ja loomulikult sa võid teha asju, mida keegi teine teeb, aga sina teed neid asju iseenda moodi, sest sina oledki oma ettevõtte konkurentsieelis. Ja kui me võtamegi, käisin ettevõtlike naiste assotsiatsiooni ühel inspiratsiooniõhtul, kus oli Eesti Vabariik 100 raames. Nende missiooniks oli Eestisse luua 100 uut ettevõtjat, naisettevõtjat eelkõige. Ja nende kingitus siis Eestile oli selline. Ja see inspiratsiooniõht oli siis Coca-Colaga ja siis selle assotsiatsiooniga koostöös tehtud ja see oli väga põnev minu jaoks. Ja sealt ongi see, et milline on hea äriidee, muudab elu lihtsamaks. Turg peab olema kogu maailm.
et see lihtsuse poole pealt ongi hästi sihuke praktiline ja turu poole pealt tihti inimesed ei julge unistada. Et ma just nõustan ühte naisterahvast ja sõna nagu eksport hirmutas ta nii ära, et tundus, et see ei ole see tema idee. Et tegelikult miks mitte vaadata ka väljaspool Eestit. See ei tähenda, et see muudab sinu nagu algset mõtet kuidagi, aga see annab väga suure potentsiaalse kliendituru sinu jaoks. Majanduslikult jätkusuutlik ärimudel on äriidee üks nagu sihuke alustalasid. See, kuidas sa hindad jätkusuutlikkust, tulebki tihti finantsprognoosides, toote omahinna või teenuse omahinna. Teenuse puhul on keeruline omahinda arvutada, aga toote puhul on lihtsam. Omahinna väljaarvutamine või siis teenuse puhul on siis see, et mitu tundi seda teenust sa pead ühes nädalas või kuus müüma, et oma kuludega nulli tulla. Et sa saadki aru, kas see on nagu reaalne. Ja kas on nagu reaalne see tulubaasi juures ja nende kulude juures see kasumi marginaal on sinu jaoks rahuldav ja ta võimaldab sul arendada kogu aeg edasi seda ärimudelit. Pole ühtegi ärimudelit, mis kohe alguses oleks paigas ja jääks lõpuni paika. Ärimudel nagu elugi on kogu aeg muutumises. Ja ma räägin ka pärast seda, mitu äriplaani mina olen teinud ja milliseid. Nii et varsti viimases plokis, teise teemaploki viimases plokis jõuame nendeni. Nii, innovatsiooniline. See on siis see mõiste, mida praegu nagu eeldatakse ettevõtluses. Ehk siis sinu ideel peaks olemegi uuendusmeelsus, innovatsioon sisse kirjutatud. Reaalsus on see, et väga väheseid asju on maailmas selliseid, mida ei ole juba keegi teinud. Ja innovatsioon võibki olla see, et sina teed neid asju omamoodi. Ja mismoodi sina saad oma asju teha, näiteks raamatupidamine on ju. Mina teen seda täiesti ainulaadselt iseenda moodi. Seepärast, et see on see, mida mina nagu inimesena, mis väärtused mul inimesena on ja kuhu mina tahaksin inimesena kasvada, sinna ka kasvavad minu kliendid. Ja raamatupidaja roll võib-olla on hoopis teine minul kui mõnel teisel raamatupidajal oma raamatupidamise ettevõttes. Ja see ongi see innovatsioon, mida mina teen. Et see ei pea olema mingi hull tehnikavidin, mida tänapäeval arvatakse, et ma teen selle tehnikavidina, on ju, see on minu innovatsioon. Tegelikult saab ka sellistes asjades, traditsioonilistes asjades luua innovatsiooni, teha asju natukene teistmoodi, kui teised teevad ja lähtuda siis endast ja iseenda kogemusest ja ajaloost. Nii, idee toetab sinu ambitsioone eraisikuna, on minu jaoks see, milles ma räägin kogu aeg teile. Ehk siis äriidee tegelikult kasvab välja sellest ideaalis, et teil on mingi ambitsioon või kirg, kuhu te tahate inimesena ise jõuda ja teie ettevõtlus on lihtsalt vahend selle saavutamiseks. Nii, kust leida hea idee? Väga põhjalik ülevaade on seal 2.1 internetist jälle Harald Lepisk. Internetis on tohutult materjali selles suhtes, et mul ei ole mõtet jalgratast uuesti leiutada, kui kõik see materjal on internetist olemas. Ja seepärast ma panengi teile ka kodulehel lingid sinna juurde, et te saaksite vajaduses ise lugeda. Ja Haraldi teisi postitusi saate täpselt samamoodi lugeda või siis EAS-i kodulehega tutvuda. Siis seal on väga põhjalik ülevaade keskkondadest, küll enamasti inglise keeles, mis pakuvad infot, kus saada äriideed. Mul ei ole siin enda juures raamatut, mis mulle kingiti ka ingliskeelne põhimõtteliselt, kuidas trende ennustada majanduses. Et see on rohkem mõeldud nii-öelda startup kogukonna poole vaadatena, et sa leiaksid selle nagu mingi väga tugeva niši, mingi huvitava kombo ja kasutaksid ära seda trendi, kuhu poole majandus ja ettevõtlus maailmas liigub ja ka Eestis. Et maailmas on selles suhtes natukene parem,
näide, et miks seal keskkonnast näiteks te võite vaadata, et mida mujal maailmas tehtud ja mida ei ole Eestis tehtud, seepärast et Eesti majandus on natukene väike ja näiteks Ameerikas tehtud äriideed ei jõua Eestisse nii kiiresti. Ja te võite olla need esimesed, kes selle ära teevad. Et maailmast äriideede nii-öelda koukimine on täiesti sihuke arvestatav ideede otsimise võimalus. Ja seal on igasuguseid. Täpselt samamoodi on ajujahi konkursi 100 ideed enamasti üleval. Et mis siis esitati ja sealt sa saad ka trende. Praegu on väga suur trend, nagu ma ka rääkisin, on teile jagamismajandus, loomemajandus ja siis elustiili investeerimine ja ka keskkonna teemal innovatsioonid ja sihuke sotsiaalne vastutustunne, et keskkond on üks põhilisemaid teemasid, et kõik tooted, teenused, mis soosivad seda keskkonnasõbralikkust ja seda eluviisi, täpselt samamoodi mahe nii-öelda, ma ei oskagi öelda, kuidas see on. Mahe eluviis ei ole, öko. Ma nimetan neid ökodeks, et ökoeluviis, et mul ei tule praegu õiget sõna. Saate aru küll, millest ma räägin. Et järjest rohkem inimesi tuleb tegelikult, kes hindavad seda, et nende toit oleks mürkide vaba, nende riided oleksid toodetud võimalikult loodust kahjustamata ja nii edasi. Et see on trend. See ei ole niimoodi, et kui sa ise ei usu seda, et siis sa ei saa seda müüa. Saad küll. Kui see on üks sinu väärtustest, aga see ei ole kõige olulisem väärtus, siis sa saad. Kui sa oled selle valdkonna vastu või selle arengusuuna vastu, siis ütleme nii, et ükskõik kui palju raha sulle pakutakse selle idee arendamise eest, siis sa niikuinii ei usu sellesse ideesse, et see ei ole sinu väärtus, järelikult see ei ole sinu äriidee. Iga äriideega muideks nii. Kui sul tuleb see pähe, ma olen nii palju nagu kirjanikud on rääkinud raamatute ideedega täpselt samamoodi. Et mul on endal ka olnud noorsootöös tegutsedes mingid nagu projekti ideed või asjad. Kui see mulle torkab pähe, siis minul on kohustus see ära teha. Kui ma ei liiguta ennast piisavalt kiiresti, siis see torgatab pähe kellelegi teisele ja keegi teine teeb selle idee ära. Et see idee ei jää kunagi tegemata. Sinul on alati valik, kas sina selle äriidee teed ise ära, kas see on sinu idee või siis see muutub kellegi teise ideeks. Et ära üldse muretse, et ideed saavad otsa või siis saavad üldse tegemata. Need saavad tehtud alati. Et väga palju näiteid on, et ka just ettevõtluskoolituse raames ma olen kuulnud, et mul aastaid tagasi see mõte, ja siis aasta hiljem juba keegi teine tegi ära. Et sul on võimalus ja valik alati tegutseda. Kui sa ei kasuta seda, siis tegutseb keegi teine. Nii. Teadlik otsimine internetist on siis üks variant. Ja juhuslikud kohtumised on esimene variant, mis ma kirja panin. Kus sa võid kohtuda? Mis sa arvad? Sa võid kohtuda kohvikus. Lähed lõunale ja vaatad ringi, mis toimub. Millised on inimesed, millega nad tegelevad seal. Kes selle ajal üldse kohvikus on? Mul hullult on üks soov tulevikus kindlasti, ma teen selle ära, et ma tahan suvalise inimese juurde minna kohvikus ja hakata rääkima, kui ma näen, et ta midagi põnevat teeb. Et Tartus on Reval Cafe väga sihuke koht, kus noored inimesed, kes on ettevõtjad, saavad kokku, oma laudkondades suhtlevad, teevad mingeid meet-up'e nii-öelda koosolekuid ja see on väga põnev olla seal keskkonnas, kuna mul on kodukontor ja koolitusruumid on ka, siis ma vahepeal hea meelega lähen sinna hoopis kohvikusse tööd tegema ja vaatama, mis toimub nii-öelda maailmas, minu väikses Tartu maailmas. Ja kohtumised ongi juhuslikud kohtumised või ka tegelikult, kui ma 3. punkti kirjutasin mina,
minu jaoks on alati oluline see, et ma looksin enda ümber nendest inimestest, õigetest inimestest koosneva kogukonna võrgustiku. Ja kui sa hakkad ettevõtjaks, siis oleks mõistlik sul enda ümber otsida ettevõtjad. Sellepärast, et nad märkamatult võivad sind aidata, toetada oma lugude ja mõtetega ja sa saad nende käest küsida alati midagi. Ja see info alati liigub nende vahel, sest et tänapäeval selles infoühiskonnas on väga palju infot. Ja põhimõtteliselt võtmeküsimus on see, et kuna sa selle info kätte saad. Ja väga palju infot liigub soovitusturunduse kaudu, ehk siis inimesed soovitavad üksteisele asju, mis on väärt soovitamist. Ja kui sul on õige kogukond ümber, siis sa saad ka nii-öelda väärt infot, mida sa ise nagu kuskilt Facebookist võib-olla nii hästi ei leia. Ja Facebooki grupid on täpselt samamoodi see kogukond, et otsi selles valdkonnas Facebooki grupid ülesse, minne sinna liikmeks, sa näed kohe, mis toimub, sa saad sõna võtta. Näiteks raamatupidajatel on väga palju nagu gruppe ja ma tean ka reaalselt, et kui inimene on raamatupidaja, ta on väga palju seal gruppides sõna võtnud. Inimesed küsivad nõu seal ja läbi selle ta tegelikult loob endale tööd juurde. See on turundus, müük. Sotsiaalmeedia turunduse grupis täpselt samamoodi. Sinna tuleb tööpakkumised. Sa ei pea ise pingutama, töö tuleb sinu juurde. Ole lihtsalt naine ja vastad. Ma kirjutasin sulle või võtan ühendust või helista mulle ja nii edasi. Ja täpselt samamoodi mina olen järjest rohkem kogunud enda ümber ettevõtlikke naisi, seepärast et see on see sihtrühm, kellega ma sooviksin tegeleda rohkem, õigemini koolitada naisi ettevõtjateks ja kui mul on ümber need naised, kes on nagu selle tee läbi teinud, siis neilt on nii mõndagi õppida ju minul kui koolitajal ja ma tunnen ennast nagu, et ma kuulun kuskile. Et kui me oleme ühe pereni ja ühe mehe, ühe naise ettevõtted, siis me enamus aega oleme üksi. Ja olgem ausad, enamus teevad seda tööd veel oma põhitöö kõrval. Et sa oled üksi, sa oled väsinud ja nii edasi. Siis on hea, kui sa kuskile kuulud, sa tunned, inimeste üks baasvajadus on kuuluvustunne. Sa tunned, et sa kuulud ka tööalaselt kuskile. Et sa tunned, et sa ei ole igapäevaselt üksi, kui sa oma kodukontoris arvutis nokitsed. Et see on üks oluline aspekt ja sealt ka liiguvad erinevad äriideed. Ehk siis juhuslikud kohtumised ja ka siis teadlikud kohtumised inimestega on väga inspireerivad. Näiteks Tartus teeb Spark demo erinevaid üritused. Seal ongi vist iga teisipäev on mingi siuke külaline. Seal on inimesed, ettevõtjad enamasti koos, kes huvituvad. Sa saad nendega networkida ehk siis võrgustuda eesti keeles, suhelda. Seal on väike kohvilaud alati kaetud. See osalustasu vist oli mõnikord oli tasuta, mõnikord mingi 10 eurot või midagi siukest, oleneb vist esinejast. Tartu linnal on list, on ettevõtlusosakonna all on erinevad 4 listi, meililisti, kus tuleb väga ägedaid koolituspakkumisi. Ettevõtlusosakond Tartu linnas korraldab koolitusi. Näiteks mina tean, et ma iga aasta alguses käin seal raamatupidamiskoolitusel. Seal on mingid maksumuudatused selle aasta omad on ja see on mingi sümboolne summa, mingi 10 eurot ja see info on väga nagu põhjalik ja väga inspireeriv on seal raamatupidamiskoolitusel käia, sest see koolitaja on tasemel. Et ei ole nagu mingit möga. Ja see on väga põnevaid. Viimane oli aja planeerimise oma, olen läbipõlemise oma, mis mulle väga ei meeldinud käinud. Et neid koolitusi tasub vaadata just sellepärast, et kui sa tahad uute inimestega tutvuda. Et otsi üles selle oma valdkonna võrgustik, kuhu sa saad liikmeks kuuluda. Ja läbi selle tegelikult su äriidee või ärimudel kogu aeg areneb. Nii, ja igapäevaelust, mis muudaks sinu elu lihtsamaks. Ma rääkisin siin
väikelaste emadest on ju, siis neil tuleb tihti siuksed äriideed lähtudes oma igapäevavajadustest. Hea lugu oli see, et mul esimene laps sündis, siis põhimõtteliselt mul mees järjest tulistas erinevaid äriideid peale sündi, seepärast et ta tundis esmakordselt siis isaks saades ja mina siis emaks, tundsime nagu, et seda oleks vaja, miks seda ei ole, on ju, miks seda ei ole leiutatud ja nii edasi. Et kõige naljakam oli see, et võiks olla selline mähku, mis annab märku, et kui on kaka tulnud. Et muidu sa käid ja nuusutad selle beebipiput on ju kogu aeg. Et võiks olla selline, et sa saad. Ja siis loomulikult ta tahtis sellist haisukapslit ka, et kui sa kakat vahetad, siis sa ei tunne seda haisu. Et selline asi võiks olla. Ja nii edasi, et neid ideid tuli igapäevaselt. Kui su mõtlemine on kogu aeg sihukestel lahendustel orienteeritud. Siis kui sa mõtled, ma ei viitsi midagi, siis ei tule ühtegi ideed ka. On andeks, aga ei tule. Ehk siis sa pead ise ka olema selles otsingu promootori tsoonis, et otsima kogu aeg igalt pool. Nii, ja meedia on väga hea võimalus, kus saada ideid, mis on aktuaalsed teemad üldse ühiskonnas või mujal maailmas. Ja millest teised inimesed ka loomulikult räägivad, on ka hea teema, et mis neid nagu kõnetab ja kuidas see saab sinu äriide leidmisel nagu olla abiks. Nii. EAS on väga hästi toonud välja selle, mida mina räägin. Et mis on see, et ka järgmisi allikaid. Et mina ei kasuta sõna töö, ma kasutan tööalane eneseteostus juba aastaid. Mul ei eksisteeri töö. Või isegi kui ma kasutan seda sõna, siis mina mõtlen nagu selle all hoopis midagi muud. Ja see ongi see, et see kogu aeg ongi minu kirg. Et need protsessid, mida ma igapäevaselt teen, need videod näiteks siin, need ei ole kindlasti kerged. Et ma oleks nagu hullult nagu kogu aeg, et mu elu oleks väga lihtne, aga ma naudin seda protsessi kui sellist, et mulle meeldib koolitada, mulle meeldib nõustada inimesi, mulle meeldib inimestega suhelda ja mulle meeldib neid õpetada, et siis sellises formaadis on päris põnev seda teha videona näiteks. Ja see arendab mind, mulle meeldib hullult uudishimulik olen, et ma tahangi nagu õppida kogu aeg midagi uut ja sellepärast ka raamatupidamine on minu jaoks sihuke kirg olnud, kuna sealt saad kogu aeg, iga seadus tuleb, õpid midagi uut, on ju, nuputad välja, mis skeemid hakkavad ühiskonnas toimima, olgem ausad. Et siis on nagu põnev olla kursis. Näiteks mul mees luges vabal ajal kohtulahendeid. Tema jaoks oli see nii põnev, minu jaoks nagu Et vaata ka selle poole pealt ja me teises plokis väga põhjalikult tegeleme sinu endaga. Et mis on tegelikult need eeldused, milleks sinu elu sind on ette valmistanud ettevõtjaks saamisel. Su elus on väga palju õppetunde, väljakutseid olnud, mis tegelikult on toonud sind siia tänasesse hetke ja sellesse otsusesse, et sa soovid ettevõtlusega hakata tegelema. Ja austa seda otsust, see ei ole tulnud kuskilt nagu väljastpoolt. Austa seda otsust. Olgugi kasvõi või tundub, et mul on vaja, seepärast ma midagi muud, ma tööle niikuinii ei lähe, on ju. Või mul on keeruline väikeste laste kõrvalt minna kuskile täiskohaga tööle. Okei, las ta olla, aga juba see ongi see hetk, kuhu su elu on see nihke sündmus, kuhu sind on elu viinud ja sa oled hakanud mõtlema ettevõtluse peale. Ja otsime sealt välja need, mis tegelikult muudavadki sinu konkurentsieeliseks sinu enda ettevõttes. Ja kõik ikkagi räägivad sellest nišist on ju ja trendidest ja nii edasi tarbijate probleemist. Et kindlasti see on üks oluline argument, et kuidas nagu lahendada probleemi, sellepärast et kui sa ei suuda oma äriideega tekitada valu, nii-öelda vaimset valu oma tarbijast, siis sa ei suuda seda teenust või toodet müüa. Et tihti ongi see viga, mis tehakse ka, et valitakse äriidee sellest, et ma tegelikult ei peaks seda veaks.
iseendast lähtudes. Ma arvan, et see on üks tugevus. Et nii lihtsalt on minu arusaam. Nii. Mis on veel oluline äriidee valikul või kus üldse nagu äriidee otsimine võiks nagu alguse saada? Me järgmises plokis räägime ka täpsemalt tegelikult sellest strateegiast, mida mina kasutan. Et Ikigai ja erinevad siuksed, see on pilverist, see on minu enda tehnika, mida ma olen välja töötanud. Et ja need on need tehnikad, mida mina olen kasutanud ise oma äriideede leidmiseks. Et ma mõtlen, ma võin rääkida siis oma loo ka lõpus siin, et mõtlen, kus mul nagu üldse äriidee tuli. Mu elu nagu kuidagi tundub, et lihtsalt on viinud elu sinna nagu maali. Perefirma, siis ma olin nagu sujuvalt juba seal sees, ma tundsin seda protsessi ja nii edasi. Treeneri amet, see tuli ka kuidagi loomulikuna ja täiesti loomulik oli siis jätkuna liikuda kuhugi edasi. Juhuslikult lihtsalt mind kutsuti ka sinna noorsootööasutusse töövestlusele, aga aastaga ma sain aru, et ma ei ole eriti töötaja tüüp, vaid siuke juhi tüüp ja ma tegin karjääri, et saingi juhiks. Ja ma olen väga palju mõelnud selle peale, et kus need ideed, projekti ideed või äriideed mul tulid nagu noorsootööski. Et need lihtsalt nagu tulid, ma olingi avatud ideedele, ma vaatasingi väljast seda näiteks, et aastaid tagasi, et mobiilne noorsootöö on teema mujal maailmas. Et kuidagi tulid järjest rohkem Eestisse sõnumeid, et selline suund noorsootöösse eksisteerib, põnev. Ja teisalt linnavalitsus andis mulle signaale, et me peame muutma midagi enda tegevuses, sellepärast et see tegevus, mida me praegu pakume, linn ei ole huvitatud sellest teenusest enam. Ja mul oligi tegelikult valik, kas ma siis liigun uute suunda või siis põhimõtteliselt ootan, kuni asi lõpetatakse ära. Ehk siis linnaga suhteliselt karmilt käivad need suhte lõpetamised. Et seal ei ole nii, et see on nunnukene. Et kui ei toetata projekti, siis jääd ise oma töötajate ülalpidamisega nii-öelda toimetama. Ja reaalselt tol hetkel jälle mul oli seda julgust minna selle uue ideega kaasa ja ma hakkasingi mitmel tasandil isegi selle ideega tegelema Eesti avatud noortekeskuste ühenduselt ja ka Tartu linna tasandil. Ja järjest otsisingi rahastust juurde, et oma äriideed nagu pilotiseerida. Et me jõuame pärast selleni, miks on äriplaani vaja üldse. Et üks variant ongi siis siuke paberi peal pilotiseerimine maha pidada. Aga mina tegin siis reaalses elus ja läbi selle tegelikult kasvaski Tartusse ainulaadne uus teenus, mida Tartu linn siis ostab sisse. Et need ideed ja asjad nagu ongi, et kui ma oleks jäänud kinni oma vanasse asja, siis selleks ei oleks olnud nagu jätkusuutlik. Täpselt samamoodi, kui ma oleks jäänud praegu sinna noorsootöösse, siis see oleks olnud jätkusuutlik nii minu kui ka organisatsiooni jaoks. Et see on ka õige hetk, kuna sa hakkad oma ettevõttes seda äriideed uuesti otsima. Et väga palju on minu käest küsitud, et mis nüüd toimub, vaata. Et tegid oma 2011 raamatupidamise ettevõtte ära, said hunniku kliente, sul on ilus kodu, lapsed, pere, kõik on nagu lill. Et nokid sa ise edasi oma raamatupidamist, sellepärast, et see ju seal sa teenid ju raha, sellepärast raamatupidajad on umberikkad. Et raha tuleb loogiliselt võttes ärimudel kui äriideena või mudel ka tervikuna on väga nagu jätkusuutlik. Su kliendid on iga kuu põhimõtteliselt samad, see on püsikliendid. Nad ei vaheta oma raamatupidajat iga nädal. Et üldiselt on ikkagi nagu, kui ta tuleb minu kliendiks, siis ta jääbki mu kliendiks. Et siiamaani ei ole nagu, mu enda organisatsioon läks ära mu kliendist, ja ühe ma lasin ise minna, kuna ma tahtsin, et ta mu arved ära maksaks.
Aga üldiselt nad jäävadki minu kliendiks. Noh, hea elu ju, et kõik nagu süsteem toimib ja nii edasi. Aga mina tajun seda, et minu valdkonnas ehk siis raamatupidamises toimuvad praegu, kui ma võtan ettevõtluskeskkonda, väga suured muutused. Väga palju muutub raamatupidaja roll. Et see roll, mis ta oli 2011, ei ole 25% sellest tööst on alles, mis 2011 ma pidin tegema. 75% mu töö sisust on muutunud. Ja mul on kohustus töötada välja uus arendus oma ärimudelile ja leida ka äriidee, mis lubaks mul kasutada ära seda eelnevat kogemust ja neid asju, mida ma olen juba nagu üles töötanud ja samas arendada edasi ka midagi uut vastavalt majandusolukorrale. Et see ei tähenda seda, et sa ükskord elus otsid oma äriidee välja, otsid netist ägeda asja ja siis nüüd sa oled rahul. Et ma ei pea seda nagu reaalsuseks, et need inimesed, kes on ettevõtjad, siis nad kogu aeg nagu avatud silmi otsivad, et mis, kus veel võimalused on ka oma valdkonnas arenemiseks. Et raamatupidajana ma võiks teha oma asja Excelis väga edukalt, aga ma olen valinud IT-võimendi ehk siis see võimalus või ressurss, mida ma saan kasutada, et oma tööd mugandada ja lihtsamaks teha ja samas tasuvamaks. Et sa otsidki välja oma äriidees need osad, mis toovad sulle sissetulekut ja mis osad on olulised komponendid selles äriidees. Ja oi, kui palju mul on äriideid olnud. Mul mees ütleb, et eelmine suvi oli täpselt see, et mis tänane äriidee on. Tõsiselt, mul on väga ägedaid ideid olnud, aga ja ka just startupi poole pealt. Ma tean, ma näen selle äriidee, et sellel on turgu, ma näen kõike seda. Aga mingi hetk ma küsin iseenda käest, et Triin, kas see on sinu jaoks? Kas see on sinu jaoks? Ja siis ma näen, et seal on nii palju protsesse, mida ma tunnen, et need ei ole minu jaoks. Need ei tule mulle lihtsalt, need on nagu siuksed pingutatud ja see nagu tervikuna on suurem pingutus mulle kui rõõmu tooks. Ja ma väga pikalt ka mõtlesin iseenda sees, et vist lausa aasta, et ma teadsin, et koolituste teema on teema, mis mind huvitab ja mulle sobib, aga et kas ma löön üldse selle turul läbi, sellepärast et koolitaja on põhimõtteliselt igaüks ju. Et omas valdkonnas sul on võimalik koolitada alati ja väga keeruline on see, kui sul on nagu erasektor põhisihtrühm ehk siis eraisikud, et kuidas sealt nagu jätkusuutlikult tulubaasi luua. Ja mingi hetk ma ikkagi sain aru, et see olen mina, mul ei ole mõtet ennast eitada ja hakkame lihtsalt tegutsema ja vaatame, kuhu see äriidee mind viib. Ja tegelikult see on see, kus ma lihtsalt nagu intuitiivselt teen mingeid valikuid, kui mul tuleb mingi idee. Et kas see on mulle? Kui see kõnetab mind, siis ma hakkan edasi otsima ja hakkangi koostama siukest äriplaani, et kui mul idee tuleb, siis ma hakkangi koostama äriplaani paberi peal. Näitan 4. plokis täpsemalt, mis see äriplaan on minu jaoks, mis ma traditsiooniliselt teen ja pärast seda ma siis otsustangi, et kas ma hakkan astuma sinnes suunas või siis ma passin ehk siis katsetan, mängin mingi muu ideega. Et ei teagi, mis veel siis äriidee puhul. Videokoolituste puhul on alati nagu siuke keeruline see, et ma hea meelega kuulaks teid ja teie kogemusi ja asju. Aga kuna ma põhimõtteliselt räägin oma arvutisse lihtsalt üksi, siis ongi keeruline tunnetada, mis on see, mida teie tahaksite tegelikult selles teemaplokis veel rohkem teada. Õnneks mul on vaheanalüüsi need videod, et siis ma saan teie küsimustele ka vastata. Et nii on lihtsalt. Et ma mõtlengi, et tegelikult äriidee valimisel ongi see, et kas see on sinu rida või ei ole sinu rida.
muud siin olulist tegelikult ei ole. Et nii on. Ja ma natukene tegelikult ka, kuna aega on veidi ja teised blogid on suhteliselt siuksed mahukad, siis ma räägin natukene sellest kodutööst, mis te teise blogi puhul peate veel tegema. Et kui te lähete sinna trive.google.com-i, siis seal on selline asi nagu Töötukassa äriplaani vorm täitmiseks. Ja vot selle täitmise puhul te võitegi endale koopia teha või siis ma võin ka saata, et oleneb, kuidas teie nii-öelda tehniline teadmine arvutist on ja sellest keskkonnast. Et küsige alati, et kui midagi on vaja, et ma annan kohe teada. Ja siin ongi siis see, et mida ma tahan, et te kodutööna teeksid teise bloki äriplaani punktide 2 ja 3 täitmine. Et kus see äriplaan kadus mul? Nii, jah. On loodava ettevõtte üldandmed ja seal ongi siis sellised andmed nagu ettevõtte nimi. Mõtelge siis hoolsalt esimese bloki lõpus me rääkisime ettevõtte asutamisest ja nimest. Mõtelge hoolsalt läbi, mis see võiks olla, juriidiline vorm. Ma loodan, et teil on selge, milline vorm teile sobib. Juhatuse liikmed. Siin puhul juhatuse liikmeteks ma soovitan teid panna ainult teid ja osanikuks ka. See on jälle see, et tegelikult ettevõtluse toetuse eesmärk on luua teile töökoht. Ehk siis töötuna maha arvamise eesmärk, 2 eesmärki on. Üks on see, et sa leiaksid endale töö ja teise, et sa looksid endale töökoha. Ehk siis ettevõtluse toetus siis lubabki seda nagu meete eesmärk ongi luua sulle töökoht. Ja ainult sulle, sest et sina oled töötu, mitte su sõber või abikaasa. Temal on töö olemas ja osakapital on siis 2500, osaühingu puhul telefoni asjade teate, MTAG koodi, siis nuputage ka välja. Seda te tegelikult leiategi, panete see MTAG kood Google otsingusse ja siis ta peaks viskama teid vastavasse leheküljele ja siis te saate otsida seda ülesse. Siis tegelikult siin mõtlengi, et äriplaani kokkuvõte on viimane asi, mida te teete, siis kui teie äriplaan on valmis. Aga visiooni ja missiooni ja eesmärgid all. Ma tahan, et te natukene, vaatan ka, see on nagu see kokkuvõte. Ja. Ma tahan, et te natukene selgitaksite oma äriplaanis. Miks teie? See on see, kuidas nagu see äriplaan panna usutavamaks ka hindaja jaoks. Sama reegel kehtib projekti kirjutamises. Et kui sa tõesti suudad hindajale selgeks teha, et sina oled see ainuõige inimene seda ideed tegema, siis sa teedki seda ideed. Ehk siis praegu te võib-olla ei mõista, mida te kirjutate, aga ma arvan sinna punkti, aga ma arvan, et kui te olete ära vaadanud teise teemaploki 2, 3 ja 4 videot, siis te mõistate, mida ma seal ootan teilt. Et kuidas just teie varasemad elukogemused, õppetunnid on teid valmistanud sellesse äriplaani teostamisse ette. Mis on teie tugevused? Miks just teie olete see konkurentsieelis sellel ettevõttel? Mis ongi kogemus siukest nagu CV ametlik pool, aga ka siuke emotsionaalne pool. Et siin on tegelikult vaja nagu luua emotsionaalne side hindajatega. Et ta tõesti usub, et sina saad selle äriplaani teostamisega hakkama. Miks see nii oluline on? Töötukassa on ikkagi nagu riiklik asutus ja tema teeb ka mõjuanalüüse.
ja tema jaoks on oluline, et sellel toetuse meetmel oleks tulem, positiivne tulem ja need, kes on selle raha saanud, nad ka tegutsevad pärast. Et kuigi tingimustes on 1 aasta, siis eeldatakse, et ikka võiks nagu kauem vastu pidada kui 1 aasta. Tegelikult Statistikaameti andmed on päris kurvad, et väga paljud ettevõtted lõpetavad esimesel tegevusaastal üldse tegutsemise või siis jäävad siukseks nagu riiuli ettevõteteks. Ja üks põhilisi tingimusi, mille järgi Töötukassa raha annab, on see, et sinu äriplaan ei ole kõrge riskiga, on see sõnastus. Ja see tähendabki seda, et sina suudad selle äriplaani toimima saada. Kõik see, mis sa siia kirjutad kokku, see 20 lehekülge, miinimum 15 lehekülge, et sina suudadki selle ära teha. Ja see on see, mis hindajad soovivad sinust ka näha, et sinul on see pädevus ja oskused ja teadmised ja kogemused, et sa saadki selle äriplaaniga hakkama. Ja isegi, ma ei tea teie valdkondi, ma tean peale esimest tagasisidet alles seda valdkondi, et kui on see valdkond, millest sa oled nagu natukene varem kodus olnud, see on mingi eelnev kogemus, nagu minul tookord oli raamatupidamise teemal, et oma pereettevõttest raamatupidaja olemas, aga tollel hetkel ma juba nagu vaatasin sellise pilguga seda raamatupidamist nii, kuidas tema teeb, ma õppisin tema pealt asju. Ja mittetulundusühingus täpselt samamoodi, et siis tekkis mul mingi teadmine, sõnavara, mis on selle valdkonna spetsiifiline. Ja see on see tegelikult, mis äriplaanis ka kumab läbi, kui see on kirjutatud kellegi teise poolt, kui mitte nagu sinu poolt. Ongi see isiklik nii-öelda touch või? Jah, puudutus seal asjal, et ainult sina suudad neid asju kirjutada sellisel kujul, nagu sina oma peas neid ette näed. Et keegi teine seda, et väljast tasu eest kirjutaja ei suuda. Ta võib küll nõustada ja ma olen teil olemas sellel teekonnal ja aitan mingit sõnastust asju, majanduskeeli ja majandustermineid. Ma saan aidata kohendada ja mõtelda sellist nagu ärimudeli, sihukest nagu majanduslikult sõnastust. Seda ma saan teha, aga mingit spetsiifilisi valdkonna, sinu valdkonna põhilisi asju, seda tegelikult sina oled kõige suurem spetsialist. Et täna oligi mul väga hea sihuke äriplaani nõustamine ja pidigi ta kirjutama toote ja teenuse kohta ja ütles, et ma ei oska ilusti kirjutada, et ma ei tea, mis saab, on ju. Ütlesin, et aga hakka kirjutama, ma lihtsalt annan sulle struktuuri ette, et sinul on äriplaanis on välja mõeldud tegelikult need tooted ja see teenus kõrval. Ja see oli kõik, mida ta vajas tegelikult. Ja tal hakkas jutt jooksma. Ja kui ma ütlesin, et palun kirjelda seda igat toodet selliselt, nagu sa räägiksid täiesti oma sihtrühma välisele inimesele seda. Ja jutt jooksis ja ma lugesin seda, see oli nagu nii ilusti kirjutatud. Ma kiitsin teda väga palju, sellepärast et ma tõesti uskusin seda, mida ta kirjutab ja ta teab, mis see toode on. Ta suudab nii spetsiifiliselt ära kirjeldada, mis see toode on. Et mul ei tekigi küsimust, et tema sees oleks mingi segadus. Et kui me ka, äriidee teema on, aga kasutame seda aega efektiivselt äriplaani ja Töötukassa teemadel. Et kui ma ka internetist otsisin mõjuanalüüsi ja siis ma leidsingi Eesti Ekspressist hea artikli 2017 aastal vist tehtud. Et mis alusel üldse antakse ettevõtlustoetust ja mis see protsent on. Tolla hetkel oli see 60%. Ja ta ütles, et tegelikult kui esimesel korral tuleb eitav vastus, siis järgmisel korral teed parandused ära, siis võid positiivne tulla ja siis kui vea, siis võid 3. kord ka esitada. Et sellest ei ole mitte midagi hullu, kui see on nagu esimese korraga kohe kõik ei jookse. Aga võib, sellepärast 60% pidi olema see tõenäosus, kui sa saad selle raha. See on huvitav, sest seda statistikat mitte kuskil väga avalikult ei ole nähtav. Mina leidsin 2013-14 aastal oli see 37%.
et 2017 sealt artiklist tuli välja 60%. Aga mis tõsiasi sealt veel tuli välja, oli see, et inimesed kirjutavad seda äriplaani liiga pealiskaudselt ja nad enda jaoks ei mõtle nii täpselt läbi, mis see äriidee neil on ja mis nende nagu sihuke isiklik seos sellega on. Miks nemad on need õiged inimesed ja hindajad näevad seda väga täpselt ja nemad ei usu seda äriplaani enam. Ja kui sa ise ei usu seda, et tahaks midagi teha, aga ei tea päris täpselt, ma ei ole läbi mõelnud, siis see äriplaanis kajastub väga hästi. Ja see ei ole see, mis nii-öelda saab raha. Et ühesõnaga üritage siis leida see äriidee, mis sul on enda isiklik seos väga tugev. Lähtuge iseendast, mõtisklege enda jaoks läbi, te võite kasutada neid, mis siin konspektis on, võimalusi, mis on need nüansid, mis selles äriidees teevad teie idee ja võivadki olla täiesti ootamatud kombod kokku panna. Oo jaa. Et teine kirg mul on näiteks esoteerika ja ettevõtlus ja esoteerika käib mul väga hästi koos. Et te võitegi täiesti ootamatuid kombosid kokku panna, mis tegelikult toimivad. Nii et pange kirja programmi dokumenti video vaatamise kuupäev. Ja ka see üks asi, mis sa uut said teada sellest suhteliselt sellisest muu tekstiga ka sisalduvast loengust. Nii et tšau!